Tere tulemast vaatama Smartposti Tella Eesti meistrivõistlused discgolfis 2022 MPO finaalringi. Täna astuvad siis meeste parimad rajale. Võistlus toimub Elva discgolfi pargis. Ilm on selline niiske ja väikts liigub ka tuult, kuid leaderpooli meeste jaoks ei tohiks see probleem olla. Esimesena astub siis võistlustulle suure edu endale sisse mänginud Rasmus Metsamaa, tiim 64 Baltiku mängija, skooriks hetkel -24. Teine mängija siis Mattias Villota, tiim Prodigy, et ka Eestis tuntud mängija, et väga palju tutvustust tema rohkem vaja. Hetketulemus siis -16, et 8 ka liidrist maas. Kolmandana astub lavale Silver Koni ehk siis mina, tulemus samuti -16. Jagamas siis hetkel teist-kolmandat kohta, jälitamas samuti siis 8 viskega Rasmus Metsamaad. Ja liidkaardis ka Hannes Kurn, kellel aastaid nii palju ei ole mängida kui teistel, aga siia konkurentsid on tulnud ja tulemus on -15. Jah, tõesti, Hannes Kurn on tegelikult suhteliselt värske discgolfi mängija. Tal on PDG on tehtud 2020. aastal, vähemalt esimene võistlus on siis, et väga kiirelt on tulnud Eesti discgolfi maastikul pilti. Esimene rada siis Elva discgolfi pargis on selline par 4, 198 meetrit, mis nõuab siis esimest pikka haiser viset ja siis landing zone'ist vaatad endale vastavalt võimalustele siis lähenemised. See võib jääda nii fore kui ka taguri lähenemisi. Et jah, kindlasti siukene rada, kus parriga on hea maha tulla ja pöördi on tugev boonus, et see esimene vise on siuke närvesev ka. Ja kommenteerime siis jah, täna Silver Koni ja Siim Sinikalda. Siin nagu näha, siis flippamine toimus ära ja president soovis ka siin kõigile õnne, et loodetavasti tuleb see ring aus ja pingeline. Täpselt nii, et juba see flippamine võttis omajagu aega, seal läks oma 2 minutit meile, et välja selgitada, kes mida märkima hakkab. Ja tore on vaadata, et ka natuke on rahvas seda liidkaarti siin toetama tulnud ja Silver, et kuidas ise nagu tundus siukse rahva ees mängida, et siis? Mulle tegelikult meeldis väga, ma olin isegi kutsunud omajagu sõpru ja tuttavaid kohale, et siis seda actionit näha ja see rahvamass seal natuke vaikne võib-olla oli, aga elasid ilusti kaasa. Rasmuselt siis siukene keskpärane sooritus, et natuke sinna paremale puude vahel, aga samas sealt nagu OB-ohta ei olnud ja sealt saab parri kindlasti ära mängitud. Just esimesel rajal tuleks vältida just vasakpoolset OB-d, et kui satud sinna paremale võsa äärde, siis sealt on kindlasti parr mängitav. Kui sa viskad vasakul OB-sse, siis suure tõenäosusega enam parri ei mängi. Ja noh, ilmselt kõigilt on näha siit tagantkäe viset ka, et Villota ka korraliku tagantkäega ja aus kipp, nii nagu siit võiks tulla. Väike roll peale ja ideaalse koha peal. Väga hea pro roll veel otsa. Avas endale häid viskekoridor rohkem. Noh, kolmandana on Silver Koni, kellel on 4. võistluspäev ja kõik päevad siin eesotsas olnud ka vist juba siin topi lähedal, eks ole? Täpselt nii, kuna ma alustasin võistlust lead-kaardis, siis nii-öelda featured kaardis, siis ma olin kõik need 4 ringi, suutsin ennast seal leaderpoolis ka hoida. See on pigem päris kõva tulemus. Arvestad teise ringi vist tegid hot roundi ja enda rajarekordi ka, jah? Jah, mängisin 8 viset alla parri, et suutsin kõvasti nagu seda tulemust siis nagu teha, et püsiksin seal leaderpoolis ka kehvemate järgnevate ringidega, aga õnneks seda nii hullult ei läinud vaja. Ja Hanneselt ka väga hea vise, arvestades, et ta tegelikult on siin PDG mänge ligi 3 aastat alles teinud, siis Latitude'i tiimist on, et ennast on tõestanud järelikult. Ja Hannesel on ikka väga pikk vise, et siin, kui nüüd üldse seda leaderpooli vaadata, siis ma arvan, et kui me läheks distantsi nendega viskama seal platsi peal, siis ma jääksin ikka kõva 30 meetriga nendest poistest maha. No ei ole hullu, sinu jaoks on kodurada ja eks sina tead neid peidukaid ja lõikekaid natuke paremini. Ja Metsamaalt nüüd siukene safe vise, et ei läinud punnitama, vaid lihtsalt placement'i, et oma parr kätte saada. Ja, ma olen nüüd siukse veits kangema keskmaakettaga, et siuke tugev vise flatilt välja ja noh. No, eks seal muru oli märg, siis skip tuli võib-olla natuke oodatust rohkem, aga samas ringis sa oled, jah? Jah, täpselt see, ega siin midagi paremat ei oskanudki loota.
Mattiaselt tundub, et see tagantkäsi oli ikka päris pikk, et nüüd siuke puu segas ja pidi siukse väikse esurifleksi tegema. Ja sooritus jällegi samamoodi sinna 5 meetri peale. Jah, täpselt minu sinna kõrvale, et natuke seal ilmselt peab harkputti tegema, aga see 5 meetri pealt peaks meil olema igast asendist olema see. Just, et sellise kaliibriga mehed, et te suudate seal kindlasti hargist ka ära puttida, et ei tohiks probleemi olla. Hanneselt nüüd jääb kõige lühem lähenemine, et temal on see taga ja käejoon täiesti avatud ja no kullike joonele, et 3,5 meetrit ilmselt. Väga hästi kontrollitud ise, et tuul tundub natuke sükene tagant siin visete puhul. Et vist teeb selle ketta natuke kangemaks ka ja noh, loomulikult Rasmusele ka ei ole väga raske see 40 meetrit lähenemist sinna. Jah, Rasmus nüüd viskas 3. viske, et nüüd vist kui mina nüüd ära putin, siis aga see, mida ei juhtu. No ma ei tea, ei saanudki nüüd aru, et natuke vasakule kindlasti oli, et ja kas siis tõesti võistlusnärvist, et Mattiasel ka siin niimoodi kohe alla? No mina pean tunnistama, et mul oli kindlasti võistlusnärv, et raske oli. Ma siin kõik päevad, esimesed korvid ei saanud minema kuidagi, aga eelmised päevad näitasid, et kui see esimene võistlusnärv paari korviga üle läks, siis hakkas tulema. Okei, see on nagu hea ja selles suhtes peaasi, et on kohe mingit suurt viga ei tee, ehk siis punast ei võtta. Et nagu alguses öeldud sai, et par esimesel on tõesti hea tulemus. Jah, siin on nüüd ainult Hannes võtab pöördi, mis tähendab siis seda, et teine koht on kõik, teise koha peal oleme kõik viigis ja Rasmus hoiab oma 8 viskelist edu. Teine rada, 135 meetrit alla mäge ja pigem mängitakse siit paremalt poolt kerge haiseriga siis terve tee. Et takistuseks siis enne korvi üldjuhul see samune männi tuksi ja jääb, mis võtab siis ketta kinni, jätab siuke 15 meetri peale. Aga kellel kõvemat litti on, see saab täitsa kõrgelt minna üle ja parkida ennast ilusti sinna korvi alla. Jah, et mängumehed, kes seda rada on kõvasti läbi mänginud, teavad, et seda ketast tuleks pigem visata natuke kõrgemale kui tahad ja lasta tal feidida korvist vasakule, et need männid võimalikult vähe mängu tuleks ja jätta sealt poolt pikem putt endale. Aga on ka võimalik siin täiesti meetri peale visata, et lihtsalt nõuab väga head seda haiser kontrolli, et väga täpselt seda sama käppi, mida praegu Hannes Kurn ideaalselt siis tabas, et ketas maandus siin, ma arvan, üks 5 meetri peal, 5-6. No Hannes küll väga tihti siin Elvarajal mängimas ei käi, aga kuna on juba 4. päev, siis ilmselt on üsna hästi aru saanud, mis siin teha on vaja ja tegi selle ära ka. Jah, kuigi siin Eesti meistrikatel siin 2 esimest ringi, kui ma eksi, olid Elvale iseloomuliku tuulega, mis siis eksis sellel rajal taganttuulega, siis 2 järgmist päeva olid hoopis vastupidise tuulega, mis tegi nii-öelda kaugemalt tulijatele võib-olla elu natuke raskemaks ja kohalikele siis, kes on mõlemat kogenud, siis nendel oli natukene võib-olla kergem kohaneda. Ja, aga noh, tegemist on ikkagi Eesti MPO liitkaardiga, et see kohanemisvõime on ilmselt paari korviga ja on kõik jälle mängus tagasi. Rasmus siin vahepeal viskas sinna taha võsa äärde, kus ta on süke jällegi natuke võib-olla stants on natuke kehvem, et ringist väljas, aga samas ma arvan, kui ta ennast sinna põõsesse ära paneb, siis ranni saab anda, et natuke ülesse poole, seal ei ole mingit ohtu selle korvi ranniga. Jah, villotada väga hästi samamoodi siin Hannes Kurni kõrvale ja sealt peaks saama väga lihtsalt seda. No, nende visket tundusid jah, siuksed täiesti igapäevased ja ilusti sinna ringi sisse ja ka sinu vise täiesti suurepärane sama koht. Jah, 3 esimesel kõrvuti olime, et nüüd et Rasmus saab esimesena puttida, et ongi sinna harki putti ennast ära sättima. Peale seda esimest putti, mis teil oli, eks teil tuleb nüüd see kindlasti ära panna, et see närvivärk üle saada ja putt jooksma panna, et siis läheb see ring käima ka. Jah, vähemalt andis ilusti kõrgust kettale, et andis vähemalt võimaluse, et jätta madalaks. Ja sinul teine puti vige väga lähedalt, et kas see võistlusnärv siis endiselt niimoodi sees oli? No, tuleb tunnistada, et vist oli jah. See oli nagu siuke nokk üleval, mis on iseenesest minule iseloomulik putt, aga kuna ka siht oli kõrgele, siis vedas sinna ülarauda. Villota parandas end ära ja Hannes Kurn võttis samuti teise pöördi järjest, et Hannes nagu ütleme nii, et tõsiselt selle mängu käima pand 2-2 ja on nagu ette võtnud selle poodiumi koha. Jah, Hannesel on hetkel siuke tempo, et kui ta suudaks seda hoida, siis kui frontline'i ideaalselt mängida, siis miks mitte hakata ka mõtlema Rasmuse kinnipüüdmise peale. Just. 3. rada 105 meetrit.
Elvas, üks lühemaid ja võiks ka öelda, et üks lihtsamaid, eriti nende jaoks, kes suudavad visata 105 meetrit eestkäega. Ketast tuleb panna laialt, pigem ülestabiilne ketas ja haiseriga kukutada siit sellest põhilisest käpist läbi, et kui jääd siia nendesse kaitsvatesse männidesse kinni, siis tõenäoliselt jääb siuke natuke ringist väljas putt sulle. Aga ma arvan, et ei tohiks mingeid suuremaid probleeme tekitada, et leiab ka neid käppe sealt ringi äärest, et ära puttida. Nii, Hannes nüüd back to back birdid ja läheb esimesena viskama. Eeskäe ta teele saatis, tundub, et kange ketas, aga natuke laialt, aga jõudis sinna ringi äärde umbes 14-15 siis äkki. Jah, tõenäoliselt seal võib-olla leiab mändide vahelt mingi augu, kust korvi rünnata, aga kindlasti väga mugav see koht ei ole. Eks ta ei ole oma viskega nii rahul ka, kui ta oleks tahtnud, et see sooritus päris oleks tulnud, aga ei läinud kõige hullemini, et ei läinud üle ja ei läinud OBS-e. Mattias samuti eestkäega läheb peale, väga kitsalt läheb, et üldjuhul tahetakse seda rada mängida kindlasti laiemalt. Ja takerdus ka sinna üles, korvist üles männidesse ja jääb samamoodi ringi äärest umbes putt, et tõenäoliselt hetkel nagu kaamerapildist aru ei ole saada, et kas siin sajab ka teil või ei saja või on... Kui ma ütlesin oma tuttavatele, et tulge ringi vaatama, siis ma soovitasin kõigil vihmavarjud kaasa võtta, aga tuleb tunnistada, et tergelt ringi peale ma võib-olla 2 korda tõmbasin varju laiali, et pigem ei olnud vaja. Aga maapind oli märg, eks ole, selles suhtes ikkagi? Ta hoidis siukse niiskene, et seal kui arvestasid skippe, siis pidid seda natukene läbi mõtlema. Ja siin päris täpselt aru ei saa, et pigem vist tundub, et siin 3. rajal on siuke vastutuul, et Metsamaal läks ka sinna paremale viis ära, et... Pigem just see viimase päeva tuul hoidis seinrajal tagant tuult. Ja sinu vise, kas siis jäi näppu kinni, maru vasakule sinna tõmbasid ja... Jah, see oli väga suur viga, sest ma võtsin oma kõige ülestabiilsema ketta ja suutsin ikka selle nii üle tõmmata, et see jõudis OBS-e välja. Seal vist oli näha jah, et natuke alla ja kohe üle, et tal ei olnud seda võimalust ennast parandama väga hakata. Jah, siin tuleb nüüd üle nende latvade või ümber nende sealt väike pitch-up teha ja pullikasse. Jah, aru saadav, aga päris raske algus nagu vaimselt ka, et 2 putti mööda ja 3. kohe sinna OBS-e, et läheb päris keeruliseks, Rasmus ka seal natuke koperdab, aga... Rasmus tegi joogat ja tundus, et isegi oli kaugemal seal ikka pigem isegi 15 pealt, et seal need kaitsvad oksad, mis on nii madalad, ei lase õiget ranni anda, et ongi ainult see... Ja Metsamaa või parandan Kurns siis tahtis juba 3. pöördit kätte saada väga hea ranniga, aga... Väga lähedal oli pehmelt oli. Siit alla mäge putt korvist mööda ja siukese tulemus üldjuhul tuleb, eks ole. Et ta sinna ringi äärde liigub. Jah, kui nüüd, kes veel kursis hästi ei ole, siis korvi ümber lähemal on 3 meetri ring maha tõmmatud, mis tähistab siis bullside. Ja see järgmine siis, mis on kaugemal, on siis 10 meetri peal, mis määrab siis selle, et kas sa võid siis peale putti ringis ka selles, või kas sa võid peale putti ka üle astuda. Ja siit ka nagu mitme puti veaga, et ei ole väga tavapärane siis Mattiasele, et Mattias tegelikult on siuke kindlam puti ja... Jah, need esimesed 2 putti olid ikka tema kohta nagu väga mööda, aga see bogey-putt oli küll väga enesekindlalt tugevalt südamesse, et ei jätnud väga varianti. Minul ka siuke oluline putt, et ma tean, et ma olen neid mööda pannud ja see on ka bogey saamiseks. Et õnneks nüüd sa oma selle 4,5 panid ära, mis sa esimesele teisele jätsid tegemata. Aga sellest hoolimata on Hannes teist nüüd mööda läinud, sinust 2 ja Mattiasest 1, et... Nii on, et... Nagu räägitud sai, siis need vahed sellised juba muutuses on olnud, aga lähme edasi, lähme 4. raja juurde. 4. rada siis par 4, 203 meetrit. Esimene maandumisplats on siukene väga lai, kui ei taha just agressiivselt sinna pudelikaela peale minna, kus sa teed endale 50 meetrise lähenemise ja siis teine vise siia korvi alla, mis on siin kerge künka nõlva peal, et võib rolliga kaugemale minna, aga üldjuhul mehed suudavad selle ära teha ilusti.
jah, siin lähenemise puhul on see oluline, et kui valida, siis tahaks jääda korvist paremale, jätta endale ülesmäge putt, mitte siis tulla sealt vasakult alla korvi poole. Ja Hannese viskas näha, et ta väga agressiivselt ei läinud, et läks ikkagi placement'i mängima siin. Jah, arvestades kui palju tal seda viskejõudu on, siis see oli väga tagasihoidlik vise, et ta mängib teadlikult seda, et jätab pigem sükse 80 meetrise lähenemise korvile. Jah, eks ta arvestas sellega ka juba, et tal on 2 pöördit all, et on väikse edu endale loonud, et hoiab seda mõnusat tempot ja küll tuleb neid pöördisid veel. Ja tolle pealt võiks tulla ka. Nüüd Metsamaa viske lõppu ma tegelikult väga ei näinudki. Jah, see näi nüüd kaadrist välja. No Metsamaal on siuke käsi, et ta võib visata ka need visked kaadrist välja. Et võib-olla tõesti, aga pigem oli selline lihtsalt Haiser, ma arvan, samamoodi sinna vasakusse serva, et varsti näeme siis, kui lähenemisteks läheb. Et Villotalt ka siuke väga tagasihoidlik distants, et kõik mängivad pigem sellist lahjemat tavadraivi. Ilmselt lähevad selle teise viske peale nagu välja. Sina nagu ikka lähed tõmbama ka siin natuke. Jah, mul on see rada nagu nii käe sees juba, et no ma nüüd nagu all-in ei läinud, aga ma kindlasti ei lähe siukest väga pehmet viset tegema, et mulle jääks seal 80 meetrit päriselt. No, nüüd me näeme, et Metsamaa jäi siin, tal on natuke üle 100 meetri veel minna. Siuke 100, 105, 110 sinna kanti, et ei tohiks tema jaoks nagu väga keeruline olla see. Jah, nüüd Ketas alguses läks küll õiges suunas, et tulla sealt mööda parempoolset võsa äärt, aga Ketas flippas. Kuigi see on täpselt see joon, mida sa tahad kettaga tabada ideaalis. Ta sinna 12 meetri, 13 meetri harkputile jäi ja sealt nagu saab kindlasti runni anda üles mäkke, et ei ole hullu. Mattias on jah, siis 80 meetrine Haiser lähenemine. Ja see on üks takistus enne korvi, mis tal oleks Ketas on pargitud ja nüüd ta peab puttima seal ringi servast jällegi. No see oli õnnetu jah, et ilus vise, aga tõesti, see post tuleb seal mängu vahepeal. Mina võtsin jälle oma kõige ülestabiilsema midari ja saatsin ta kõrgelt Haiseriga. Ka läks postist üsna napilt, aga pullikas seda tulina. Jah, see on mul siuke hea stressivaba putt, et ma neid putte praegu väga palju teha ei taha. Ja ei arusaadav täiesti. Aga küll see putt tuleb käima panna, ega muidu siin eliitkaardist kaua tegelikult ei ole ju. Hannes nüüd taaskord kõige pikema drive'iga valib otse peale lähenemise. Ja sellega väldib ta seda posti tabamist, mida tegi Rasmus. Ja samamoodi pullika servas ja väga hea sooritus. Nii Rasmusel ongi siuke väga lai harkputt ja mängib lihtsalt alla. Siin oli näha, et run ei andnud ja... Jah, ma arvan, et kui tahaks võib-olla põlve maha pannud, siis oleks jäänud väike aken, et rünnata, kas see ära tasub, et jääda võib-olla tabad oksa oled uuesti 10 peale, seda stressi ja siin ringi algusse võib-olla. No nii, ja Mattias sai oma puti vist nüüd käima ära, et avas tšakrad. No Rasmuse puhul seal see putt, et 12 meetrit mängis alla, et arvestades tema oskusi, siis ta kindlasti on suuteline seda kindlamalt ära puttima, aga tal on siin vaimne error ilmselt, et ma mäletan kunagi ühte mängu, kus ta siin tegi putiga endale OB8, et ilmselt ta pole sellest veel päris üle saanud. Et... Ei, ma arvan, et Rasmus on väga tark mängija, ma arvan, et ta teab väga hästi, mis seisud on, ta teab, mis on kaalul ja see on see seis, millest sa lähed praegu seda Eesti meistritiitlit püüdma, on see kaalub üles kõik need otsused, kus sa lähed seifi mängima. Jaa, absoluutselt, eks ta on nagu vaeva ka näinud selle kallal, et siuke vaheteiega teha. Nii 5. korv, 220 meetrit par 4. Siin on vaja tegelikult 2 väga head viset. Esimene peab siit käpist läbi minema ja selle kuusest siit nüüd napilt mööda minema. Ideaalis siis võimalikult palju paremale. Ja siit siis edasi mängides peab ründama korvi juures neid kaitsvad puid ja üritama siis heal juhul nendest ikkagi mööda saada, et pigem eks ikka tagasi tuleb putt, et oleks võib-olla rohkem ruumi selleks putiks. No, see on nüüd siuken rada, kus esimest päris placement ei saa teha, et sa pead siin esimesele ka natuke litti panema ja teine ei ole ka päris placement, et teine on ka vaja natuke siuke visata, et täitsa mängumehe rada. Siin läheb nii eestkäe viskeid kui tagantkäe viskeid kui rollereid, et vaatame, kuidas siin siis eliitkaartis otsustas minna. Hannes seal tabas sinna vasakusse põõsasse ja kui ma ei eksi, siis kas tal oli vist äkki 3. või 4. ring järjest, kus ta sinna samma põõsasse oma drive'i saatis, et ei suutnud siin järgnevate ringidega parandusi teha. No, eks järgmine kord, Mattias, backhand roll.
et täitsa huvitav mänguvaliksid. Kui ma ei eksi, siis Mattias äkki ta sai väga õnnetu selle bounce'i sealt esimese või teise, mis ei lasknud Ketast, lõi nagu just rohkem vasakule nurga alla ja Ketas ei suutnud üle minna, kuigi oli piisavalt nagu alastabiilne. Nojah, eks need Kettad vahepeal teevad niimoodi, et mul lähevad ka vastu puud ja lähevad valesse suunda vahepeal ja nagu sinulgi, eks ole, vastu puud, aga no minul läks sinna käppi sisse, kust on väiksed trellid on, et sealt rünnata, aga sealt on trellid ees, vist saama, aga jah, ei, see Hannes natuke harjutab ja järgmine aasta parandab oma pealejooksu siin ära ja on kindlasti seal täitsa all. Nii, ja Rasmus siis samamoodi nagu Mattias Villot, ta läheb tagant ka rolleriga, aga tema Keta siis flippas korralikult üle ja sõidab ikka väga kaugele servi. See on täitsa korralik jah, et see on niisugune sweet spot, kuhu kõik tahaks siis saada. Ja seal on jääbki mingi sirge visem 80 meetrit umbes. Hannes nüüd huvitav korral läheb tagakäega, et kas ja läheb nagu pigem nagu tahtis võimalikult kaugele saada seda, et siin on päris suured riskid kaasnevad sellega, aga eks ta üritas vältida seda vasakpoolset OB-d, et tõmbas kindlalt tagant käe üle ja lootis, et äkki natukene aitab sinna, aga tähtis oli seda OB-d ilmselt vältida. Täpselt nii, Mattias nüüd jah, peale OB-d siis nii-öelda kolmas vise juba tulemas, et koos karistusviskega ja läheb ka laialt natukene, ei tabanud oma joont ja jääb sinna ka 40 meetri peale, et mis peaks nagu jätma lihtsa lähenemise, aga ikkagi ta on ikkagi juba 4. vise, mis sealt tuleb. Jah, et siin on bogey on pigem juba olemas. Et minul oli siin nüüd 1 meetri korda meeter aken seal kõrgel ja ma ütlen ausalt, et see oli seni kindlasti üks paremaid viskeid, see ülikange Ketas, tõmbasin julgelt sinna oobe peale ja lõpetasin siin ringis või? Jah, ringis täpselt mingi 8 meetri peal. See on ikka väga hea sooritus tolle koha pealt. Ja Metsamaa ka nüüd saab lõpuks oma teist viset tegema hakata ja ilmselt läheneb eest käega siit. Jah, siin peaks nüüd korvi ees olevatest puudest vasakult mööda saama, et see on nagu see õige joon võib-olla, mida tahaks rünnata. Aga see vise jääb nüüd väga lühikeseks. Ei õnnestunud jah, et ilmselt see kõrguse suhe ei olnud päris see, mis ta tahtis. Sealt kergelt kogu aeg langeb, eks ole, et kõrgeks ei tohi jätta, muidu hajub ka ära. Ja võib-olla tahtis rohkem seda flexi mängida, sinna vasakule rohkem kett ära tõmmata, aga ei kommitinud sellesse viskesse nii palju, kui oleks tahtnud. Ja Mattias läks, seal olid need kaitsvad puud ees, aga nad ei ole väga kaugel, nad on siuke 5-6 meetri peal, et sealt peaks ära saama küll. Sealt võiks jääda, 6 on ikka suht maksimum, mis talle sealt praegu ilmselt jäi. Hannesel on jump puti siuke lähenemine ja pullikasse, natuke välja, aga Hannes nüüd mängib siis putib parri. Rasmus oma lähenemisega nüüd saab küll Pirkot puttida, aga see on... See ei ole kindlasti see koht, kus ta oleks tahtnud seda teha. Ja päris hea ranni on lihtsalt 15 pealt ja... Väga hea ranni. Jah, et... Siiamaani teil nüüd korvid ei ole väga hästi võtnud ja endiselt ei võta veel väga hästi, et sa oled ise ka väga pettunud peale seda viset. Ma ei teagi, ma olen piisavalt sinna Prodigy korvi puttinud, et see putt suure tõenäosusega ei jäägi, et ma pigem olin endast pettunud, et ma ta sinna vasakule külge lasin. Ta oli vasakule küll, aga sinu putt on üldjuhul siuke suht spinni, et ta isegi suudab sealt vasakult sisse kerida. Aga lihtsalt seekord ilmselt mitte. Nüüd Hannes Kurn puttis parri ära ja nüüd on Rasmus Metsamaa kord sama teha. Mina peaksid samamoodi parri sisse tõstma ja Mattias siis on võtnud ainukesena bogey. Seisud jah, et Hannes on iseenesest väga hästi käima tõmmanud. Väga hästi. Aga rada 6 siis Elva siukene üks ägedamaid radu, lipurada, et siuke, kellel tugevam käsi on, siis kindlasti sinna Eagle putile end suudab visata, küll mitte võib-olla otseviskega, et väikest joonistust on vaja, aga saab üks lihtsamaid Eagle'id, mida siin Elvas üldselt võtta annab. Ja vaatame, kuidas siis liitkaart siin ära sooritab, et tahaks näha vähemalt Eagle run'e teie poolt. Jah, siin on kõigil liiderpuuli meestel on kätte, et siit see Eagle võtta ja kui ma ei eksi, siis Mattias Villot on Eesti meistrikate jooksul võtnud siit juba 2 korda. Võib-olla 1, või ma võin eksida,
aga mina sain ühe kätte ja minu meelest ka Metsamaa sai äkki kohe esimesel ringil. Ja ei, siin kindlasti neid mehi nagu on oma jagu, et ka nädalamängudel siin võetakse, et tuul võib-olla ma ei tea, kuidas on, kas soosib siin täna või ei soosi? Tuul selles mõttes soosib, et kui sa sealt vasakult poolt ründad, siis see tuul hakkab seda ketast lükkama paremale ja edasi. Ehk siis distantsi mõttes ta pigem soodustab iigli võtmist. No sul natuke nagu surus alla hetkel vähemalt. Ja, ma ise võtsin kangema kette kui tavaliselt ja lihtsalt tõmbasin talle rohkem peale. Aga selle tulemusega olen väga rahul, et see jääb seifi, siis mulle jääb sealt lühike lähenemine, et mängida pöördit ja sellest antud olukorras täiesti piisab. No Metsamaal ka korra ei saanudki aru, et mis ta nagu sealt saada tahab, et kas ta läheb sealt back-hand rolli või lihtsalt üle minevat, aga ka vist ei olnud päris see vise, mis ta tahtis. Jah, nad tuli väga kiirelt alla, et siin ongi, kui sa otsustad liiga lahja kette kasuks, siis see tuul ka jääbki ta üle lükkama ja ei anna seda iigli võimalust. No sama me näeme Villota kettal, et ta tahab isegi rollerisse täiesti kiskuda. Et seekord siit päris neid sooritusi ei tulnud, mida oleks tahtnud näha, aga seifis te vist kõik olete ja siis peaks olema pöördi täiesti mängitav. Ja tõesti seifi me kõik, et siin on siukene, maksimum ma arvan 50 meetrised lähenemised kõigile, et isegi vähem. Jah, siin Villotal 2 liini oli, vasakult paremalt valis selle vasaku ja tulemus on suurepärane. Jah, meetri peal, et see on selline, mida selle distantsi pealt tunned, et tahaks iga kord ise ka panna, et mis võiks olla käe sees meil. Aga on ka neid olukordi, kus oled seal 50 peale lõpetad 15 peale. Jaa, täiesti aru saadav. Ja Rasmuselt ka on lihtne 50 meetrit. Ja ma siin enne viset kaalusin ikka tagakäega lähenemist, aga poisid tegid nii ja sooritused eestkäega ette, et ei jäänud mul ka muud üle kui... Muidugi, kui on ette näidatud, siis tuleb järgi teha. Ma läksin nüüd natuke liiga laialt, et aga sama ringis sees, eks ole? Täpselt, ma olen seal ilmselt 7 meetri peal ja ring on juba seal maal, et sealt peaks hakkama neid iga kell ära panema. Ja kindlasti, et praegu on päris palju sul puti taha jäänud, aga nüüd peaks end tööle panema. Ja Hannes ka läheneb eeskäega ja samamoodi pullikas. Jah, minul jääb nüüd kõige pikem putt, et kui mina selle nüüd ära putin, siis võiks just Starframe'i näha. Pigem võiks. Keskendud küll siin ja tuli see putt ära küll natuke paremasse äärde, aga võttis kinni ilusti. Jah, mul vist näost on ka näha, et see oli ikkagi napikas ja oli variant, et ta ei jää sisse, aga korv võttis vastu ja... Hetkel tundub, et selle sihikuga on sul natuke siin probleem, et külleb vasakule, külleb paremale. Ei saa sinna tsentrisse hetkel ja seda ketast, aga tuleb leppida sellega, mis on, et siin ringi jooksul ei ole võimalust kahjuks paar korrektuure teha. Nii, ja lähme edasi. 7. rada, par 306 meetrit. Esimene sükene fairway tabamine on üli oluline, et see on hästi kitsas, mõned meetrid. Ja siis, kui siit läbi saab, siis pigem on par ja kui on tõesti õnnestunud drive, siis on süke boonus pöördi. Aga jah, tähtis on sealt esimestest kaskadest mööda saada, kui sealt saab halva kiki, siis tuleb hakata juba pugi peale mõtlema. Jah, siin isegi hea suure kaliibriga mehed mängivad nii-öelda fore haiserid siit käpist läbi, ehk siis ei jäi nüüd Hannes. Hannes kohe eksis, eks sealt on näha, et kuidas see sealt välja saab. Jah, et kus ma pooleli, et ei jäädagi, ei mindagi korvi ründama, mängitakse käpist läbi ja paremale, mis on nii-öelda lihtsam vise ja et mängida parri ja vältida neid double bogey võimalusi, mis tuleb siin rajal suhteliselt kiirelt mängu. Jah, siin kindlasti on igast numbrid võetud, et nii pöördis kuni triple bogey'ni kindlasti. Mul nüüd veidikene tõmbasin liiga üle, aga soodne kick fairway keskele ja lähen parri mängima kindlasti, et jään rahule selle kikiga. Jah, pigem kõik, kellel natuke eeskätt on, siis valivad selle viske siin eeskäega teha. Ja Rasmusel tundub suurepärane vise, kas ta nüüd saab siit sootsa skipi ka. Jah, esimene, kes nüüd saab reaalselt putti proovida sealt 15 meetri pealt või 16 pealt. No siit ta juba kindlasti võiks mingit runni anda, sest seal nagu väga ohtu ei ole.
et ta kuskile siis halva rolli või midagi saaks. jah, siin taustal näeme ka neid fänne, et kes on seal veel lapsekingades ja kes on siis meie ka juba sellised legendaarsemad mängijad, et Anton Lettner, kes oli ka kusjuures selle Galleri kõige häälekam fänn kindlasti, et kes üritas ka ülejäänud publikut käima tõmmata, et respekt talle. No, selles suhtes, eks see publik on ka siukene, et ega nad ei taha teid väga segada, nad tegelikult mõtetes kindlasti elavad kaasa ja Eesti kultuuris ta veel on natuke uus selles suhtes, et see rahvas niimoodi käiks kaasas, aga kindlasti järgmine aasta on ta popim. Ai, Hanneselt nüüd no siuke hea mõttega läks seda rollerit viskama, aga väga õnnetu tulemus tuli siit. Täiese pool väga sügaval sees, et nüüd tuleb üks foreroller veel teele saata. No see on kindlasti siukene, mis hakkab seda hetke tulemust tal natukene ikkagi rikkuma. Jah, kahju, Hannes oli 6 rajaga nüüd 4 alla suutnud mängida ja tõenäoliselt siit nüüd ilmselt tuleb topelt. Ilmselt tuleb topelt, et siin Pougi jaoks on väike variant. No, väga hea ranni. Sina ei saanud ka aru, lähenesid või rannisid või? Mul on see tagakäe touchi visked on siuksed, pigem on, ma tunnen mugavalt nendest, et selle distantsi pealt ma isegi saan rannida ilma, et ta korvist väga kaugel läheks, aga see oli siuke. Hannesel on 4 ise vist ja andis väga hea ranni, aga see oli nii vajalik putt tema jaoks, aga kahjuks jah, tõesti nüüd on double bogey on tõsiasi. Et siin kindlasti mina ja Mattias nüüd peame nüüd kindlasti sellel võimalused kinni haarama, et ei tohi nüüd väga lolle vigu teha kohe. Mattiasel oli ka näha, et ta pidi vist mingit natuke annuka putti tegema, see ketas ei jäänud sinna Anheuserisse ja ikkagi fleksi tagasi. Jaa, Rasmus tegi siin korralik outside putti. Ja, Rasmus on nüüd oma nii-öelda ilma vigadeta alguse, aga siukse safe algusele nüüd väikse nagu boost'i juurde pannud, et 2 pöörit järjest. Ja sina ka nüüd panid sealt 4 pealt oma selle kindla putti ära, mis... Jah, ja see rusikas püsti tähendab seda, et see oli esimene putt, mis läks nii nagu oli mõeldud. Jah, see oli nüüd tsentrisse, et seal ei olnud midagi. Aga jah, Hannesele kahjuks siin double bogey. Jah, mina Mattias võtame parrit, see tähendab seda, et teine koht on jälle viigis, et natukene kahju, et Hannesel oli vahe tehtud juba 7-6 viske peale korraks, et no nüüd Rasmus küll võttis pöördi ja... Kindlasti kahju, aga lisab mängu vürtsi ja põnevust pealtvaatajatele. 800 par 4 jällegi 176 meetrit, tavavise tuleb üle selle künka kindlasti saada, et ei jääks varakult siin jänni ja tõenäoliselt siin liiderkaali visked selle punase kaika juures maanduvad, mis tähistab siis 50 meetrit korvist. Korvi ees liivapunkar on hasardala, mis tähendab, et saad küll karistusviske, kui sinna maandud, aga putid siis või viskad siis ketta juurest. No siin on võimalik tegelikult ka iigele peale visata, kes suudab 200 meetrit visata. Ma olen ise näinud Jako Isupit siin niimoodi jump putile viskamas, kus ta oli jah, seal selle hasardi taga ja olen kuulnud ka lugusid, et Albert Tamm on peaaegu pin high sinna paremale visanud. Ise muidugi näinud ei ole, aga ta on teoreetiliselt võimalik. Rasmuselt nüüd väga pikk vise, ta nüüd natukene võib-olla liiga palju riskis selle vasakpoolse OB-ga, aga jäi paar meetrit veel üle tal. Et jäi kindel safe, et minu vise nüüd seal kaameramees natuke magas, aga tuli samamoodi sinna doki juurde, millest me rääkisime ja väga soliidne sealt edasi minna. Jah, läheb täpselt 50 meetrit sinna korvile minna. Siin on nüüd vist esimene hetk, kui me lõpuks saime vihma, et siin natukene varjame kettaid enda kehal, et märjaks ei saaks vahetult enne viset. Ja nüüd nagu näha, siis Mattias Villota ka ei jäänud võlgu siin, et pani ikkagi pika viske ja tugevalt minust küll mööda nüüd. Ja noh, siin Hannes Kurn jätkab siis ja tundub, et läks hästi teele ja mööda seda paremat äärt ja kindel fade juba tuleb kettale, et samamoodi sellest 50 dokist ikka tublisti mööda, mis tähendab seda, et mina küll panin ma ei saa just öelda, et eludraivi, aga ikka väga tugeva drive'i ja ma pean minema esimesena lähenema. Jah, et see nii pika drive'i pealt esimesena, et seda väga tihti ei juhtu. Ja huvitav, et valisid siit annuka lähenemise taguriga. Nii lähedalt ma tunnen väga mugavalt ennast selle taguri viske peale, et ma eelistan pigem jah sellise distantsi pealt taguriga.
Metsamaa ka nagu muuseas lihtsalt viskas oma esuri, no jäi natuke lühikeseks, et sealt on natuke seda putitööd vaja teha. Sealt on putitööd teha, aga õnneks tal ei ole midagi hirmus, et seal korvi taga peaks seda hasardit nüüd kartma. Positsioon on natuke parem kui sul võib-olla, et kui sina lähed teravamalt, siis seal taga on ja Hannes ka, et sinna hasardi poole vaja putida. Tundub, et jäi natuke sõrme kinni, et läks laialt ja natukene palju sai vurtsu kettasse, et seal on nüüd otsuse koht, et kas sa lähed ründama või mitte. Ja Villot oli Villot tegigi jump putti, et see on jah. See on nii suur eelis annab, kui sa saad ennast jump putile lihtsalt no. Nädalamängijad näevad seda nagu harvem, et nüüd videost oli vähemalt näha ja Hannesel väga õnnetust. Ja see veel tahtis siin rollima hakata sinna hasardi poole, õnneks on juhtunud seda pahandust, et ta nüüd sinna liiva siis oleks rollinud, aga no siuke jällegi no ei olnud halb putt, oli sinna paremasse serva ja siuke 50-50, et aga seekord siis Korv otsustas, et ei võta vastu. Jaa, aga noh, tõesti vähemalt tuleb pariga maha, et ei läinud hullemini ja nüüd Metsamaal 3. järjest, et nüüd on oma rongi tööle saanud ja nüüd ta näitab ka, et arvestades, mis maal see ring on, siis et mängige omavahel poisid. Jah, põhimõtteliselt küll. Aga endiselt viga on palju, sinu poolt ka üsna korralik putt ja said oma pöördi kätte. Ja nüüd kui Hannes nüüd alustas oma ringi hästi siin 6 rajaga 4 pöördit, siis eelmise raja double bogey ja selle raja par ja on hoopis rollid vahetanud. Mina ja Villot oleme temast ühega mööda saanud. Korv 9, 215 meetrit, par 4, et on vaja kontrollituid viskeid, väga kontrollituid. Et just selle teise viske puhul, et siit sinise doki juurde võiks esimese maandada ja siis siit on üsna kitsas koridor ja korv on ka kaitstud igatepidi nende mändidega, pluss siis see küngas, kus tulevad korralikud rollid. Et statistiliselt Elvas raskusastmed seal top 3, top 4. Mattias alustab ja Rasmus läheb taga käega, et nii palju, kui ma siin mänginud olen, ma olen näinud ma arvan suhteliselt 50-50, et seda mängitakse nii eestkäe kui avaviset kui tagant käega. Ma ise eelistaks pigem eeskätt, aga noh, Rasmusel on kindlasti see tagantkäis olemas, lihtsalt jättis natuke madalaks praegu, aga väga hea koha peal. Mina eelistan ka tagantkätt just sellel põhjusel, et eestkäe avadraiv eeldab seda, et sa viskad sellist kerget Heiser flippi, mis minu playbookis nagu väga ei ole. Mulle meeldib neid kangemaid ketteid üle tõmmata ja see algus siin ei soodusta seda viset. Ja, eks sellepärast see discgolf nii huvitav ongi, et väga palju erinevaid viskestiile on ja mida rohkem erinevate inimestega mängid, seda rohkem näed, et kuidas on võimalik igast asja. Mattias läks nüüd publikusse rahvale ja kuidagi hoiatust ka ei tulnud, ega keegi vist ei näinud, et see sinna hakkas kohe niimoodi triivima sealt. Ja ta nüüd natuke lõikab selle nurga endale ära, et korvile läheneda, et eks me näeme, kas tal on väike võimalus siis sealt puu alt kuidagi mingi tugev neid teele saata. Liitkaardi poolt me siit eestkäe avadraive siiski ei näe. No teie puhul jah, kõigil on see tagantkäsi väga hea ja kontrollitud ja Hanneselt tuleb ka ikka ulmeliselt pikk drive, see on tõesti kõige pikem drive, mis ma üldse näinud, mis siin olen. Ma ikka olen natuke pikemaid näinud, aga ta jätab siukse nii pika drive'iga, sa võid vasakule feidida, et natuke lühem drive on, siis sa enam nii vasakule ei tohi feidida nagu tal. Nendest mändidest selle tagant käega sealt mööda saada on ikka väga hea tegelikult. Jah, nüüd see sinine kaigas on siis 100 meetrit toigas, et seal näeme, et jah, tal oli mingi 110 meetrit minna ja tõmbaski paremale. See tuul ka ilmselt seal natuke mõjutas seda või kui mitte füüsiliselt, siis vähemalt vaimselt seda. Jah, mind pani ka kohe ümber mõtlema, et kas ma peaksin äkki ketast vahetama, et Rasmuse ketas nii paremale läks. Ja tundub, et tabasid hästi nõksa madalalt, et päris selle õige skipi koha peale ei saanud. Jah, et natukene loll viga võiks öelda, et tabad õigesti joont, aga lihtsalt saadad vastu maad selle kette. Et sa võid mõelda küll, et sealt on nagu 100 meetrit minna, aga tegelikult see korv mängib siin üles mäge ja ta nõuab rohkem kui 100 meetri. Ja vaadake seda rollerit. Ütleme nii, et putile ei saanud, aga see oli võib-olla isegi parem roller võttes kui Rasmuse 5. raja avadraiv selles mõttes, et ja see koht, kust oli, et tõesti. Et seal põlve pealt ja ikkagi väga kõvasti pead selle teele saatma, siis nii, kas Hannes tahtiski siit siukest Heiser-pommi või? Hannes läks täiesti spike'i viskama, aga ta sai ise ka aru, et see nüüd natukene tahaks rohkem distantsi saada. Ja, aga
ta on nagu midagi ees ei ole ja pikal runnil iseenesest. Noh, Metsamaa siin. Ja näete, et ketas on veel sügavamal, kui ta ise praegu on seal täiesti selle põõsa juure all, et siin eks ta siin asendeid otsis, kuidas viskama hakata päris tükk aega, enne kui mingi otsuse vastu võttis. No, tal on nii palju ringi all siin, et ta on kindlasti sellistes olukordades olnud ja ta leiab ikkagi selle parima, mis ta sealt teha suudab. Jah, pool kukkumise pealt saatis ketta teele ja no, mis sa veel tahad, et ikka väga hea ise. Ikka scramble oli ikka väga kõva praegu, et ma olen maandud 5 meetri peal sellisest kohast siis. Kuidas teil muidu oli, et kas teil mingid jalavigu või midagi ka kooliti siin ringi jooksul või märkusi tehti? Ei olnud ühtegi jalaviga. Siis on ikka väga head, olete ikkagi pro-taseme mängijad. Ja. Hanneselt väga soliidne run, aga kahjuks jälle ei madalaks sinna. Hannes on napilt lõpus siin ümber korvi igale poole puttinud, eriti just neid kaugeid. Ja siin vist on Rasmusel siuke kiirustatud putt. Pigem tundus kiirustatud putt sinna, et nii lähedalt, See on ikka esimene siuke, nagu, mida võib ikka lugeda veaks. Sest vaadates sind, kuidas sa siin 3 meetri pealt nüüd keskendud, et... Ja ma ei tea, kas mind võttis see Rasmuse putt keskenduma, aga isegi sealt siin mõtlesin, ikka nurga taskusse napilt sain, aga... Just on tugev ja terav oli ka sealt 3 pealt. Jah, täpselt, aga võttis sisse ja selle parri sa kätte said. Ja siin tuleb vaadata neid skoore, et see Rasmus Metsamaa 27 alla parri, et... Teda on raske püüda, aga ei ole midagi võimatut, eks ole. Jah, Mattias Villota ja mina siis 18 alla parri ja Hannes Kurn siis -17. Et tundub, et teise koha peale läheb kõvaks battle'iks, et poodiumi kohad on vaja ära jagada, et vaatame, kas äkki mingi variant on ka Rasmus Metsamaa siin kinni püüda veel. Kindlasti, kohtume Back 9-is. Kohtumiseni.